15 minuti sisse ära mahutada kiire tutvustuse, kuidas kasutada veebipõhist tasuta keskkonda plakatite loomiseks, mida siis lapsed võivad julgelt kasutada raamatu kokkuvõtete tegemiseks. Lastele klassis ka näitasin, arvutiklassis tegime neid asju läbi, aga on hea, kui mõningad asjad on ka videos olemas, et on hea meelde tuletada ja siis saab vanem kodus ka natukese võib-olla abiinfot, kui ise selle keskkonnaga varem tööd teinud ei ole. Keskkonnaks endaks on siis postermywall.com, lehekülg näeb alguses välja selline ja alustamiseks tuleks siis võtta siit paremalt servast Create a Design ja siia tuleb lihtsalt hiirega juurde liikuda ja teha teine valik Start from Scratch ehk et hakka nullist peale. Järgmiseks asjaks tuleb valida leheküljele suurus ja mõõtmeteks võiks siis võtta siit dokumentide valikust A4. Järgmisena küsitakse, kas te tahate vertikaalpaigutust või horisontaalpaigutust. Pildina on näha, kumba siis saate valida, isegi kui nende sõnade tähendust ei tea. Ja laps võib siin ise valida, minu jaoks ei oma see tähtsust. Ja siis vajutate sinist nuppu Create. Järgmiseks küsitakse teie käest, missugust tausta te valida tahate ja kuigi siin valikuid on rohkem, siis alustada võiks sellest, et laps võtab siit näiteks selle Gradient Colors, mis on siis selline ühtesulanduv värvivalik ja siin ei pea tegelikult alguses kohe midagi muutma hakkama, seda saab teha, ta näitab eelvaatest kohe ära ka. Kõigepealt värvi peal klõpsates saab siis värvi valida, selleks et üldse mingit teist värvitooni valida, saab neid noolekesi siin liigutada sobivasse värvivalikusse ja siis siin ulatuses klõpsates niimoodi saate värvi valida, kogu aeg eelvaatest näete, mis juhtub. Samamoodi võib ka teise värvi ära vahetada, jälle siin nende noolekestega liikudes ja siin peal siis klõpsates, et kus missugune värv täpselt meeldib. Järgmine valik, mida siin teha saab, on siis selle värvide ühtesulavuse nii-öelda siis kaks erinevat varianti, et kas lineaarne, nagu te praegu eelvaatest näete, või siis selline radiaalne, ma isegi ei tea, mis need kõige paremad eestikeelsed sõnad siin oleksid, aga eelvaatest ühesõnaga näete, mis siis juhtub. Ja seejärel jälle alt paremast servast see apply nupp, ehk et enamasti siin keskkonnas sinised nupud kinnitavad neid valikuid, mis te tegite. Ja nüüd tuleb see taust siia ette. Tegelikult selle taustavalikuga alguses võikski valida mingisuguse värvi ära lihtsalt selle mõttega, et kõige olulisem asi on tekst paika saada. Kui tekst on paigas, siis saab hakata muutma ka seda tausta, panna sinna hoopis mingi pildi või mis iganes värve muuta, siis saab selle kõigega edasi tegeleda. Teksti lisamiseks tuleks siit vasakult servast võtta siis valik tekst. Siin on olemas ka variant see add fancy text, mida võib loomulikult ka kohe valida siit erinevad kirjaefektid ja siis ka kirjastiil sinna juurde. Ja kui siia kas või mingid suvalisi tähti trükite, siis ta näitab eelvaates ära kohe, et mis selle tekstiga siis juhtub. Ja loomulikult saab vahetada ka neid värve. Sellel tekstil jällegi siit noolega saate ka liigutada, missugust värvi siis täpselt tahate ja teha need valikud vastavalt sellele, mis endale meeldib. Nii, ja siis on siin veel sellised huvitavad valikud, et kas see tekst on nüüd sirgelt, kas ta on selline nii-öelda siis kumerana kaardus ja seda kumeruse suurust saab siit sellest nupust siis muuta ja kogu aeg eelvaade näitab ära, mis selle tekstiga siis juhtub. Või on ta teistpidi, sellise nõgusana, jällegi saate muuta seda nõgususe suurust. On ta lainena, jälle laine suurust saab ka muuta siit. Või on ta siis sellise tõusva tekstina või langeva tekstina. Ja kõige viimane variant on see, et see tekst tuleb teil nii-öelda sellise viilkatusena. Et see on siis üks variant, kuidas siit neid tekstivalikuid teha saab ja jälle all paremal sinine nupp kinnitab selle valiku. Mina praegu seda valikut ei kinnita, sellepärast et mina tahtsin teha valiku kõige esimesele, mis siin võimalik on, add plain text ehk et ta hakkab lihtsalt automaatvalikutega teksti sisestama. Ja teksti sisestamise juures oluline on kõigepealt võtta kinni nendest valgetest kastikestest, hiirega peal vajutades lahti ei lase ja sõites seda kastikest suuremaks, sest et see tekst peaks ikkagi laias laastus niimoodi 3/4 sellest paberist lõpuks ära katma, sest teksti tuleb lihtsalt nii palju. Teksti saab suuna mõttes ka muuta selle jaoks, kui ma nüüd siit välja tagasi allapoole tulen, on siin siis selline noolekese nupp. Kui sellest kinni võtta, siis saab teksti asukohta ühele poole, teisele poole muuta ka, et seda me ka lastega katsetasime.
Nüüd, kui teksti lisama hakata, siis klõps teksti peal, see vana tekst ära kustutada ja siis saab juba trükkima hakata. Mina trükin praegu lihtsalt siia mingisugust suvalist teksti ja nüüd see tekst kadus juba kuskile ära. Selleks, et seda teksti nii-öelda tagasi tuua, siis mõistlik on see tekst siis aktiivseks teha selles ulatuses, mis te teda näete. Ja nüüd ma kaotasin ise ka ära selle valiku. Nii, et ma saan siis valida seda teksti suurust. Nii, et see tekst ilmselt peaks olema vähemalt esialgu üpris väikese suurusega, sest et muidu ta ei jää teil näha siit väga hästi. Nii, katsuks nüüd siis kuidagi ei leia enam tagasiteed. Nii, variant on ka see tekstikast ära kustutada, kui teil juhtus praegu nii nagu minul, et see üks serv kadus ära ja tekst hakkakski kogu aeg jooksma siia külje peale, mida te ei näe, et siis tekstikasti peal klõpsates on siin see delete ehk see prügikasti nupp ja võite selle tekstikasti täitsa julgelt ära kustutada ja teha siis uue. Et näitan siis korra veel, et mõte oli siis tõepoolest selles, et seda tekstikasti alguses natukese suuremaks lohistada. Nii, ja siis hakata seda teksti siia sisse trükkima. Millegipärast ta ikkagi lükkab selle tekstikasti siit kaugemale. No siis võib-olla isegi mitte alguses seda tekstikasti äkki liigutada. Huvitav, et varasemalt mul seda probleemi pole tekkinud. Ühesõnaga, tekstikasti iseennast liigutada saab selliselt, et klõpsin tekstikasti peal hiirega lahti ei lase ja siis liigutate, kuhu seda tekstikasti vaja on. Aga ühesõnaga, mõte on siis selles, et kui siia sisse nüüd hakata seda teksti siis trükkima, nii, siis Enteriga saab ikkagi järgmisele reale minna ja siis on siin sellised valikud, mis näiteks siin fondi peal klõpsates saab laps hakata siis siin valikuid allpool tegema erinevate kirjastiilide vahel. Neid on hästi palju. Ehk et selles mõttes võib-olla alguses ei olegi vajadust kohe seda fancy teksti valida, et trükkida tekst ära ja siis vaadata, et iga tekst on erineva suurusega automaatselt ja siis on hea, kui alguses see tekst on hästi lihtne, et pärast vaadata, kui palju teksti üldse tuli, et mis kirjastiil siis täpsemalt sobib. Kui on valik tehtud, siis noolest tagasi, siis jällegi siin seda suurust tekstil saab muuta nii suureks või väikeseks, kui vaja on. Saab valida ka tekstikastile eraldi värvi, mida ma iseenesest ka ei soovita teha, et kõik see tausta ja värvi valik tuleb hiljem, aga teksti enda värvi saab küll täitsa julgelt siit muuta, et mis värvi siis parajasti tahate, mis sobib, mis meeldib ja jällegi siin saate liigutada neid noolekesi erinevate värvide vahel. Siis on siin joondused, kas tekst läheb vasakusse serva. Selle teksti nüüd ära muutma, sest muidu ta ei näita mulle seda teksti siin üldse. Nii. Siis, et kas vasakusse, keskele, paremasse serva või siis selline võrdsete servadega tuleb see joondus, et siin siis saab seda valikut teha. Üldiselt võiks ta olla siis selle valikuga, mis on kõige parempoolne, ehk et servad jooksevad nagu tavalises vihikuski ilusasti võrdselt. Saab tegelikult valida ka seda, et kas see tekst asub siis lehekülje keskel, millegipärast ei liiguta, või siis siin lehekülje all servas. Et lihtsalt tutvustan need valikud ära. Rea kõrgust saab siit muuta, kas läheb suuremaks, väiksemaks, et seda kõike saab siis siit teha. Siis teksti puhul saate siin trükkida, sättida neid valikuid, teate ja julgelt kõiki valikuid võibki läbi proovida, et siis laps teab, mis talle lõpuks nagu meeldib. Nüüd tausta osas, mis edasi teha, on siis siin kõige alumine valik see background. Ja siin on nüüd võimalus valida siis neid erinevaid värve, kas siis üks ainus värv või siis selline kokkusulanduv värvide kombinatsioon. Ise võib ka mõne taustapildi siia üles laadida, aga võib võtta ka siit see stockfoto ja siia tuleks nüüd siis trükkida endale inglisekeelne otsisõna. Näiteks ma ei tea, ma panen siia otsisõnaks bubbles, mullid, vajutan kas enterit või seda alt sinist nuppu searching. Ja nüüd on siin siis erinevad mullipildid, mis mulle meeldivad. Saab allapoole ka liikuda neid pilte, kui inglise keeles otsida, on siin päris palju. Nüüd klõps on selle pildi peal, mis minu jaoks valituks osutub ja alt paremalt select image. Ta näitab, et ta laeb seda pilti üles, järgmisena tekib siia ka väike eelvaade. Siin seda kasti saab siis liigutada, kuhu poole tahate ja apply jälle see sinine nupp.
ja nüüd ta tegelikult siin all servas näitab ka, et ta muudab seda tausta ja näete, tekkiski pildi näol siis hoopis teistsugune taust. Ja sellepärast ma ütlengi, et seda tausta on hea muuta alles siis, kui tekst on trükitud, et ei tekiks olukorda, et laps näeb teksti trükkimisega hästi palju vaeva ja siis selgub, et selle pildi peal alguses kohe, et oi, et aga see tekst ei sobi sinna, et tekst peab sinna sobima. Et ei tohi olla nii, et tekst kaob pildi sisse ära ja ega tekst kuskile ei kao, kui seda tausta siin nüüd siis muutma hakata. See upload background, nagu ütlesin, on siis selleks, et te saate ise üles laadida mingeid fotosid, aga üks pildi valik, mis ma siis veel tahtsin näidata, et kui see taust ise ei seostu kuidagi antud raamatuga, siis võiks olla mingi väike pildikene ka siia lisatud, mis raamatuga kokku kuidagimoodi läheb ja kui teksti mõttes nagu mahub, et võib seda ka. Ja selle jaoks on siin see valik foto. Ja siin on nüüd siis võimalus, siin nüüd tuleks kasutada seda varianti võib-olla tõesti, et ise enda arvutisse alla laadida mingi pilt, mis on raamatuga seotud, seda saab internetist otsida raamatu nime järgi kasvõi, või siis teha ise raamatust mingi foto endale arvutisse laadida ja siis seda pildina kasutada, et valikuid on siin erinevaid ja siis kasutada varianti add from my photos. Ja kui seda nüüd valida, siis mina eelnevalt juba ühe pildi endale alla laadisin ja võtta siis siit see upload photos variant. Ta võimaldab siin küll Facebookist ja ma ei tea, kust iganeski neid pilte kasutada, aga ütleme sellise töö puhul see ei ole ju vajalik. Nüüd tuleks osata otsida see pilt ülesse, pildi klõpsata ja siis see pilt avada. Ta näitab eelvaate ära ka. Klõpsan selle pildi peale, et see valik kinnitada ja jälle alt paremalt sinine nupp. Ja nüüd ta paneb selle pildi mul siia. Pildile saan asukoha valida selle järgi, mis mulle meeldib. Pildi suurust oleks mõistlik muuta nurgast, ülevalt või alt nurgast, siis ta liigutab seda pilti proportsionaalselt, et ei lähe pilt väga lapikuks või piklikuks. Ja siin jälle täpselt samamoodi võin pildi panna näiteks ühtepidi teistpidi ja pildi asukoha vahetuseks saan siis teda lihtsalt hiirega peal klõpsates liigutada. Võin näiteks pannagi niimoodi, et ta näeb välja natuke nagu postmark siin nurgas. Ja muidugi siin saab igasuguseid efekte ka jälle külje peal valida, et missugune see pilt siis välja näeb, aga eks te neid saate siin ise täitsa julgelt katsetada ka. Korraks näitan veel ära seda pildi otsimist internetist, et näiteks kui me loeme raamatut Samueli võlupadi, siis näete, juba läkski valesti. Otsin selle Samueli võlupadja kas või nime järgi ja valin pildid klõps. Ja nüüd ta näitab siis erinevaid, minul näete, see pilt ongi siit quizzes.com lehelt nii-öelda laenatud ja kasutusse võetud. Siin neid pilte on siis erinevaid ja see pilt võiks ikkagi tõesti kokku sobida raamatuga. Raamatu kaanepilti pigem ei ole hea kasutada. Ja kõige lihtsam variant võib-olla ongi see, kui laps ise teeb või teie aitate teha tal telefoniga raamatust mingisugusest illustratsioonist foto ja selle siis laete arvutisse ja laps saab seda kasutada. Loomulikult võib siin kasutada ka kõiki muid variante, siin saab lisada heli ja mida kõike uhket asja, aga need on asjad, mida te saate katsetada, mis tegelikult lapsele töö tegemiseks ei ole vajalikud, aga kui töö on valmis, siis viimane samm on see parem nupp, see download, mida tuleks siis vajutada ja siin nüüd siis valida ka see asukoht, kuhu teda siis alla laadida. Ta enamasti laeb alla automaatselt sellesse kausta, mis teil on valikuks tehtud. Minul näiteks alla laaditud failidesse laeb kõik alla laetavad dokumendid, teil võib-olla töölauale või mõnda muusse kausta, et seda peate te siis ise juba teadma. Seda võimalust pakub ta siin sellepärast, et te tahate äkki kohe edasi ka jagada kellelegi oma plakatit, kui ei taha, ristist kinni. Ja nüüd, kui ma siin alla laetud faili peal klõpsan, siis minul ta küll avas praegu teise ekraani peal, aga näete, siin on ta siis ka olemas. Siis on olemas töö, mida õpetajale kas e-posti peale saate, et õpetaja välja prindiks või saate ise siis juba välja printida. Et seda siis töö siis käib. Loodan, et põhiasjad said nüüd räägitud ja loomulikult alati julgelt katsetage, kuna te ei ole sinna keskkonda sisse logitud, siis ei pea ka kartma, et oi, midagi hirmsat juhtub. Loomulikult te alguses võite last aidata ja kui ma klassis seda tööd kõike läbi tegin lastega, siis oli näha, et neile väga meeldis just need efektid, mis seal tekkisid ja ma julgelt soovitan katsetada, et kas seal midagi välja tuleb. Teine variant on alati teha käsitsi, ise värvida, ise joonistada, ise kirjutada, see on ka lubatud. Aga tegelikult lastele selline sihipärane digitöö ikkagi väga meeldib ja see on põnev nende jaoks. Et võib täitsa ikkagi proovida, alustada proovimist juba varem mingite suvaliste tekstidega
ja vaadata, kuidas see siis lapsel välja kujuneb. Loodan, et sellest väikesest videojuhisest oli teile abi ja kui vaja, olen ikka jätkuvalt abiks, võtke minuga lihtsalt ühendust.